Tehke häält Tallinn! Ma kuulsin, et Vabaduse väljaku kaamerad on välja lülitatud. Ei tea, kas selleks, et kodudest ei saaks kontrollida, palju meid siin tegelikult on. Et 70 pead viirukite põletamisest ja sellest asjast on asi kaugel. Aga räägime asjast. Nagu öeldi, siis tänane kõne on lühem. Aga mul on hea meel näha kõiki mehi, naisi, isasid, emasid, poegi, tütreid siin ees. Vanaemasid, vanaisasid. Just. Viimasel aastal on tehtud uskumatuid vigu, saatuslikke vigu. Vigu, millel on pöördumatud tagajärjed. Piirangud ja sulgemised, lockdownid lähevad ajalukku ühtede halvimate otsustena, mis sel maal kunagi on tehtud. Punkt. Me peame nendest asjadest rääkima selleks, et need asjad mitte kunagi enam ei korduks. Ja et me ühel päeval neid tagantjärgi mäletataks. Piirangud ja sulgemised on rikaste lõbu. Kui sul on palju raha ja vara, siis sa elad piirangud läbi, need üle. Kui ei, siis pead sa võitlema. Võitlema, et toit oleks laual, katus pea kohal ja pere toidetud. Suhtelises vaesuses elab Eestis circa 280 000 inimest ja need numbrid on kiirelt tõusmas. Absoluutses vaesuses elab üle 30 000 inimese. Peaaegu iga hääbuvat ühiskonda iseloomustav näitaja on tõusutrendis. Ja ma ei räägi illusoorsest majanduskasvu näitajast, mille põhjal meie ignorantsed ja külmaverelised riigijuhid väidavad, et oleme vaata et paremas seisus kui enne COVID-i jootlust. Piirangute ja seeläbi reaalmajanduse hävitamise tõttu jääb maailmas tööst ilma üle 150 miljoni inimese. Need inimesed laskuvad võib-olla vaesusesse. Sulgeti tarneahelad, pandi kinni tootmised ja suruti pankrotti ettevõtted. Öeldakse lahti tervetest töötajatest. Inimestest, kes jätavad endale õiguse tervist puudutavates küsimustes ise otsustada. Vaadake, me ei nõua midagi juurde. Me ei käi oma õigust taga nõudmas juurde oma pereliikmete, oma kamraadide ees ja meie põhiseadusliku korra kaitse tagamise ees on täidetud. Meie kohustused on täidetud. Üle 15 000 teadlase on allkirjastanud Barringtoni deklaratsiooni, kinnitades, et koroonapiirangud on kaasajas suurim oht meie tervisele, kuid meie liidreid see ei huvita. Need ei ole ohvriteta kuriteod. Hiirt tapetakse kahuriga ning kahju tehakse kordades rohkem kui kasu. Tehtud on pöördumatud kahju meie noortele, meie lastele ehk meie tulevikule. Suitsiidikatsega noori valdab depressioon, lootusetus ja üksildus. Lastehaiglasse pöördub iga kuu 11–15 suitsiidikatse järgset noort. See on ametlik info. Enamik neist on vanuses 12+. Iga 5. laps on mõelnud enesetapule. Me oleme nende näitajatega absoluutses tipus. Antidepressantide väljakirjutamine ja muud säärased on tõusnud 100%. Suremus on üleval mitte koroona pärast, vaid plaanilise ravi edasi lükkamise pärast. Vähidiagnooside arv on meeletult langenud mitte sellepärast, et haigeid vähem oleks, pigem vastupidi, vaid sellepärast, et plaanilist ravi piiratakse ja peatatakse. Ent süstida lastud inimesed helistavad mulle pisar silmil vabandades. Nad on oma tervise võib-olla pöördumatult rikkunud. Kui inimene tahab endale padruni lõua alla lasta, siis ka see on tema õigus. Me ei lähe kelleltki maski eest rebima, aga tahame jätta endale õiguse ise otsustada. Ma ei lase oma kohviku uksest sisse inimesi lähtudes kehamassi indeksist. Ma ei küsi neilt seda tervisepassi. Tervise Gestapo ees ma ei kummarda, ma kummardan teie ees. Väikesed kohvikud ja muud ettevõtted tahetakse kinni panna. Energiakriis sunnib paljud loobuma. Perefirmad hävivad, turud monopoliseeritakse. Progressiivne maksustamine nii nähtavate kui peidetud maksude näol. Eraomandi hävitamine. Raha teenimine muutub aina raskemaks ja vabadele inimestele peatselt võimatuks. Inimesed jäävad sõltuvaks, nad pannakse fakti ette, aga ei, kõik on vabatahtlik. Sa ei oma mitte midagi. Sul ei ole mingit privaatsust ja sa oled õnnelik. Seda üritavad meile need globalistidest psühhopaadid väita. Jeff Bezos ja teised tegelased on rikkamad kui kunagi varem.
Ka siin Eestis ei osta meie maad ja metsa kokku eestlased. Selle ostavad kokku jõukad ametnikud ja välisinvestorid. Need maad ja metsad meist saavad orjad omal maal, eluaegsed rentnikud ja sõltlased omal maal. Loen neid seaduseelnõusid ja judin jookseb üle selja, kui näen, millised võimalused meie varade hõivamiseks õhku jäetakse. Jah. Tahetakse jätta alles vaid need, kes tõstavad käsukorras relva, vajadusel ka oma rahva vastu. Loen kommentaare sellest, kuidas meid terveid ja valikuvabadust pooldavaid kodanikke tahetakse panna juba kinni Virumaa kaevandustesse. Kuhu me oleme jõudnud? Jaga ja valluta. See on iidne strateegia. Meile, koertele visatakse kont ning me kisume teineteist lõhki. Ühiskond on killustatud. Tolmupilv on kõrgel, teineteist kisume, kuid kui see tolm settib, pole meist keegi mitte midagi võitnud. Maja, mida valvasime, on tühjaks veetud ning meie ümber on ehitatud puur ja meil selle puuri võtit ei ole. Käisin paar päeva tagasi notari juures. Lugesin Postimehest, kuidas maskivastane käis süüdistas notarit diskrimineerimises. Mugavalt jäeti mainimata see, et peale seda visiiti läksin ma notarite kotta tagasi, viisin naisterahvastele kimbu lilli ja laususin järgnevad sõnad. Ärge võtke Eesti mehelt, sellelt niigi välja surevalt tõult, tema nägu, tema häält ja tema hinge. Palusin tal jätta meelde üks ja kanda ka seda sõnumit edasi. Olgu Eesti mees aus, vapper ja töökas ja olgu Eesti naine alati hoitud, kaitstud ja armastatud. Me kõik siin oleme täna mõnes mõttes lahkteel ja ma olen oma elus olnud lahkteel nii mitmetel kordadel. Ja ma olen lugematul arvul kordadel valinud lihtsama vastupanu tee, vale tee. Ja nüüd, olles taas siin lahkteel, valin ma õige tee, selle raskema tee. Mis ma tahan öelda, et ka teie kõik täna olete siin valinud selle raskema tee, selle õige tee, tõe ja õiguse, õigluse tee, vabaduse tee. Jätkakem sellel teel taganematu jõuna, kõik üheskoos. Elagu Eesti!